nomineerijaid. Nagu ka varasematel aastatel, nii ka nüüd läks ülimalt tihedaks rebimiseks. Aga tulemused on siis kohe teie ees. Trummid põrisegu ja kõik, kes millegi suurega hakkama saanud, need värisegu. Olgu siis infoks, EKO-nominendid esitavad erialagruppide juhid, aga lõplikud valikud teeb auväärt juhatus. Alustame avalike suhete grupi erialapreemia väljaandmisega. Nominentideks on artikkel ja esikaane pilt ajakirjas Kaitse kodu. Loo autoriks Reinika Tatter. Ja vahemärkusena võib siis öelda, et loo autor kinnitas just vahetult enne piduõhtut, et olen valmis lahkesti jagama ka autogramme vahemikus 23.30 kuni 00.00 ja see saab toimuma siis seal ees foajees. Et siis Kaitse kodu ja siis lugu Kaire Lõhmusest. Avalike teavituse operatiivsus ehk kiirus on järgmiseks nominendiks. Ülevaade tegevustest on sotsiaalmeedias enne, kui sündmust lõppedagi jõuab. Hetkel meil ei meenugi, kes selle nominendi esitas, aga ilmselt on see vääriline põhjus, miks siin nimekirjas olla. Kolmandaks nominendiks on Naiskodukaitse suvepäevade kajastus. Üles sai laetud 98 videot ja mahukad fotogaleriid. Väga vägeva panuse andis kindlalt avalike suhete erialagrupp, et vabariiklik ettevõtmine saaks kõige parema kajastuse. Tagasisidet on tulnud ka maailma teistest otsadest, nendelt naistelt, kes suvepäevadel osaleda ei saanud. Joonealuseks nominendiks jäi seekord avalike suhete meediatrikk Suvelaagri päike, mille tõime vaatamata vihmasele ilmale pühapäeva hommikul välja. See oli Raimo Merilo. Teksti kuulus mitu meetreid kollast kangast, lauluõli ja kõik need lubadused, mis me kokku Raimole lubasime, aga enam me neid ei mäleta. Preemia annab üle varasemalt selle tiitliga pärjatud Tailer Saar. Ja avalike suhete grupi preemia 2015 saab Naiskodukaitse suvelaagri kajastus. Palume preemiat üle võtma avalike suhete grupi liikme Merike Sild. Sporditükk. Nominendid on Kaitseliidu Järva maleva jalgratta orienteerumisel osalenud naised Tiia Riis, Liana Kullasepp, Kerli Leik, Merje Mikkelsaar, Maire Arro, Viivika Barnabas, Liisa Hendrikson, Maili Antons. Etapp oli erinevaid. Oli Väätsal, Matsimäel ja Koerus. Naised oli kaprad, rehvid pidasid vastu ja korraldajatele lakked kiidusõnad. Järgmiseks nominendiks on koormusmatka Jotose ja veel mitmetel militaristlik sportlikel võistlustel Järva ringkonda esindanud võistkond. Siret Niinepuu, Maia Mäe, Kaidi Peterkop, Kristin Kõrgesaar. Kes teisse jõuab? Kindlasti lugesite nende tegemistest ka Järva teatajast. Nad ei lõpeta enne, kui põlved on kulunud. Kaitseliidu Järvamaleva lauamängude võistlused 3. koht. Võistkond koosseisus Viivika Barnabas, Tiiu Väli, Maili Antons ja Terje Kespre. Traditsioone murda ei saa. Meestega saab ka nii koostööd arendada, kui me lauamänge mängime. Preemia annab üle juhatuse liige suurte metsade ja võistlusradade hirm Viivika Barnabas. Premeeritud saab Jotose võistkond. Siret, Kaidi, Kristi ja Maie.
staabigrupp. Nominentideks on side- ja staabi erialavõistluse teine koht. Võistkonnas olid Kristin Kõrgesaar, Kerlin Tealane, Siret Niinepuu, Kristiina Ots. Mis imeväge need naised küll täis olid, mõned tunnid enne registreerumise kellaaja kokkumist said nad kokku tiimi ja võitsid lausa teise koha vabariiklikul erialavõistlusel. Teine nominent, õppusel kilp osalenud radistid. Liana Kullasepp, Kristin Kõrgesaar, Teele Talve, Rutt Lehis, Evert Kivistik. Nendel naistel on kindlasti NATO tähesteks selge. Ilmselt pole ka mobiiltelefonid ainsad sidevahendid, mille käsitlemisega nad suurepäraselt hakkama saavad. Kolmas nominent, Liana Kullasepp, lõpetas staabiassistendi kursuse Meegome lahingukoolist ja täitsa paberitega staabiassistent. Nüüd on meil selliseid naisi ringkonnas ametlikult 6. Neljas nominent, Kristin Kõrgesaar, õppusel Siil staabiassistendina, sõitis seal sakstega, see tähendab pressiga ringi, need magamata ööd muidugi ka, aga hiljem säras Kristin pilt Sõdurilehes, Postimehes ja Reporteris ka. Staabiassistent. Preemia annab üle staabiassistent, mitmete naiskodukaitsjate õde, juhatuse liige, kirjasid ka Ilmjärv. Väga põnev. Side- ja staabigrupi preemia 2015. Side- ja staabi erialavõistluse võistkond Kristin, Kerlin, Siret, Kristiina. Liigume nüüd edasi peaaegu kõige magusama erialagrupi juurde. Toitlustajate grupp. Nominendid on naiskodukaitsjad, kes osalesid Türi kohvikute päeva korraldusmeeskonnas. Need olid Maire, Merje, Margit, Kerli, Reinika, Gretel, Eha, Viivika, Siiri, Maili, Ulvi, Mare, Liisa, Tene, Triinud. Kogu meeskond püstitas absoluutselt kõik rekordid. Kohvikus kestvuse rekord, külastajate rekord, läbimüügirekord ja tulurekordid. Järgmiseks nominendiks on naiskodukaitse suvelaagris toitlustanud kaitseliitlased Kerli Leidi eestvedamisel. Need olid Kaido Mettus, Gert Tasand, Jaanus Nurmsalu, Kalev ja Urmas Piigert. Vägev! Need mehed said parima tunnustuse osaliseks nagu Eder. 300 suvepäevalist tänasid neid taevani ja meie olime muhedalt õnnelikult, et meil nii vägevad mehed on. Kolmas nominent. Merje Mihkelsaar, Maire Arro. 2 uut välikokka kursuse lõpetanud kokka. Praktikaõppusel Kotka lend. Enam kui 700 toitlustavat ja mitmeid päevi järjest. Väga tublid naised. Nüüd on meie ringkonnas ametlikult välikokkasid lausa 5. Preemia annab üle Katelde Hirm, kalkulaatori unistuste naine, toitlustusgrupi juht ja juhatuse liige Maire Arro. Toitlustusgrupi preemia naiskodukaitse suvelaagri kokad Kaido, Gert, Jaanus, Urmas ja Kalev. Mõelge, nad toitlustasid 3 päeva, 9 toidukorda, 100 liitrit suppi, 10 liitrit praadi ja nii edasi. Siin karbis on tagasiside suvepäevade kohta ja palun lugege kõik läbi, et kõik meelde jääks. Ja siin on veel hästi palju teile nõuandeid edaspidiseks toitlustamiseks. Need kaitseliidu suured suvepäevad, mis järgmisel aastal on, et meil see toitlustusmeeskond on ju olemas.
Liigume edasi meditsiini erialagrupi juurde. Esimeseks nominendiks on Eve Kivistik. Ta on stabiilne turvaingel. Eve on osalenud mitmetel ettevõtmistel, maleva patrullvõistlusel, Geadi võistluslaagris, luureka kontrollpunktides. Teine nominent Kertu Margus, esmaabi instruktori kursuse lõpetaja. Esmaabi instruktori kursuse lõpetanud naisi me ajame tiku tulega taga. Õnneks nüüd meil vist hakkab lahedamalt minema. Tubli Kertu. Kolmandaks nominendiks on kaitseliitlane Karin Allik, PVÖ esmaabi mooduli õppe koordineerija. Väga operatiivselt sujuvalt sujunud ja õppurite poolt kiidetud PVÖ ankurnaine, kes kunagi kuulus meie ridadesse. Me ootame Karinit alati tagasi. Preemia annab üle naine, kelle jaoks ei ole esmaabi õpetamine mingi kunst. Viimati õpetas ta drillimeetodil Kaitseliidu kooli õppureid käsi pesema. Paide jaaskonna esinaine, juhatuse liige Viivika Parnabas. Ja meditsiinigrupi preemia kuulub stabiilsele turvainglile Sirje Kipsile. Eve Kivistik. Ja väike trükikorrat me räägime siin ühes. Sirje kõrval istuvale Eve Kivistik. Kultuurigrupini. Nominentideks on esikoht Naiskodukaitse suvelaagri muusikalise etteaste esinemisel. Väga kiirelt, värvikalt, meeldejäävalt, hiljem enda meisterdatud auhinnaga koju sõitnud lahedad naised üle maakonna. Aitäh teile, teid valis võitjaks vabariiklik žürii. Teine nominent, Naiskodukaitse suvelaagri läbi aegade parim korraldus. Ja see oligi nii. 300 rahul olevat suvepäevalist. Lihtsalt suurepärane tiim alates staabirahvast kuni isiklike meeste ja lasteni. Aitäh teile kõigile. Kolmas nominent, rahvatantsurühma Kõvera Küünarnuki esinemine maakondlikul tantsupeol 2 erinevas liigis, rahvatantsijatena ja võimlejatena. Kui ikka mõni tants pole mokka mööda, siis tulebki profiili laiendada. Sellega on need naised ka varasemalt hakkama saanud. Joone alla jäi seekord kultuursed linnuvaatajad õppused Siil. Need olid siis need tsivilistid, kes mängisid välja õppe eesmärgil. Kahjuks ei saa täpsemalt selgitada, mis seal siis nagu juhtus, aga asjaosalisi oli arvukalt ja küll nemad juba teavad. Preemia annab üle suur kultuurifänn 2016. aastal esmakordselt ja Järvamaal toimuva Naiskodukaitse kultuurigrupi erialavõistluse toimkonna ja juhatuse liige Kirsika Ilner. Kõige suurem kingitus selle saab mina anda. Kultuurigrupi preemia 2015 läheb ühele vägevale grupile ja selle grupi tugevale ankrunaisele. Parima suvelaagri korraldamise meeskond ja palun auhinda vastu võtma Taime! Nominentideks on õppuse Siil formeerijad. Preemia kuulutab välja alates sellest aastast lisaks kateldele ka Tagala Hirm, juhatuse liige Maire Arro.
Piibelert, Siiri Sitska, Merje Mihkensaar, Aili Kaju, Heidi Veterkop, Margit Merisaru, Eve Kivistrik, Maili Anton, Reinika Tahter, Kristlin Kõrgessaar,